Kui sul on tekkinud mõte oma ettevõttele või organisatsioonil YouTube'i kanal luua, siis kuidas sa peaksid seda lansseerima? Kas teed video, laed üles, kutsud kõikidest kanalitest inimesi seda videot vaatama ja kõik? Ei. Mis siis juhtub? Sa võib-olla saad paljud inimesed vaatama, mõned lähevad ära, paljud näevad, et sul ongi ainult üks video. Sa ei saa aru nende inimeste reaktsioonidest, ehk kas nad tahaksid mõnda muud videot veel vaadata või oli see täitsa piisav. See on umbes sama nagu likesid Facebooki ühe postituse ja siis selle kanaliga on sotsiaalmeedias meil tehtud. Tehtud ja teeme veel! Näiteks kui mina selle videoseeria tegin, siis ma alguses mõtlesin välja 20 ideed. Esialgu olid pealkirjad, siis kirjutasin teksti, parandasin seda teksti, siis sain juba pildi ette, milline teema on eespool, milline tagapool, milline on järjestus, millisele videole ma siin järgmisena suunan. Ehk tekkis kogu plaanist palju parem ülevaade. Ja siit ka soovitus. Kuulab siia. Kui sa plaanid YouTube'is miskit teha, siis ühe korraga tooda vähemalt 5-10 videot. Sest sedasi läheb kiiremini ja sedasi on ka soodsam. Kui sul need videod on üleval, siis sa näed ära, millised videod on populaarsemad, millised teemad vaatajat rohkem huvitavad ja saad tulevikus nendele teemadele rohkem keskenduda. Ja kui sul nüüd tekkis mõte, et mis seal ikka, paneme kaamera käima ja läks, siis hoia oma hobuseid. Alusta sellest, et pane kirja kogu videos olev tekst. See ei pea olema 100% sama, mis sinna videosse ettekandmisele läheb, aga kirjuta see välja. Tänasele vabariigi presidendile, kui ta oli riigikontrolör, panime kaamerad ülesse, sättisime 2 tundi vähemalt ja toonane riigikontrolör tuli kohale, vaatas kaamerasse, luges 2 minutit, töö tehtud, korras. Mida parem on ettevalmistus, seda lühem on video tegemise aeg. Videote tegemisest räägin järgmistes klippides pikemalt. Alustame sellest, milline peaks olema video algus ehk video intro.